Tere päevast taas. Täna on sõbrapäev, neljapäev, kell on 12 ja vist kopikas üle. Ja nüüd me teeme 4. korda lükaste Elks TV otse saadet. Tiit Kändler ütles selle vestluse, selle saatele väga hea nimi, et vestlus joonel on. Ma kõige tutvustan, kes siis täna siin meie ees ja meie kõrval vestlemas on. Kutsusin Pille Lille, temal on täna sünnipäev. Pille Lille juubelifond saab nüüd 10 aastat, õhtu on sul Estonia kontsertsaalis pidulik üritus ja saad selle oma nimelise muusikute fondi loominguline juht, nagu ma tean. Siis tänase nii-öelda teema püstitaja oli meie sõber ja Eesti Looduskaitse Seltsi eilati aegadest ka juhatuse liige Ülo Vooglaid, kes aitab meil lahti mõtestada, milline võiks olla Looduskaitse Seltsi tulevik. Ja ma kutsusin siia ka päris juhtide õpetaja oma sõbra Mihkel Pärjamäe koolitusfirmast Invicta selle mõttega, et arutada sellest, et kus me oleme ja kuhu me tahame edasi jõuda. Kõigepealt, ma ei teagi, ma paluks võib-olla Ülo Vooglaid sind, et sa natukene teeksid sissejuhatava nagu osa. Aitäh! Muidugi, kui keegi arvab, et mina nüüd tean, milline see tulevik peaks olema ja mida siis kõik peab tegema, et just tulevik niisuguseks kujuneb, nagu ta meie mõtetes võiks olla, siis see muidugi on liialdus. Me seda ei tea ja ma kardan, et keegi ei tea. Küll aga me võime mõelda ja loota, et õnnestub leida ka, millest sõltub tulevik. Ja keskenduda tähelepanu kõigele sellele, mis soodustab sellise tuleviku kujunemist seltsil, mis aitaks hoida nii kultuuri kui ka loodust ja inimest selles kultuuris ja looduses, kui ka siis millest sõltub rahva kokkuhoidmine oma kodu ja kodumaa hoidmiseks. Võtta, need on minu arvates need võtme küsimused ja muidugi on üsna vähe väljavaated, nii et võtame kätte ja hakkame mõtlema välja selle kõik. Ikka see eeldab analüütilist tööd, mille abil leida, sõnastada kõigepealt probleemid, avastada nende tekkimise, püsimise ja süvenemise põhjused ja siis juba panna pead kokku selleks, et mõelda välja meetmete süsteem kõige selle hoidmiseks, mis soodustab ja kõige selle kõrvaldamiseks, heal juhul siis kõrvaldamiseks, aga muidu üldiselt vähendamiseks, mis takistab, tõkestab. Ja muidugi selgub siis varsti, et on ka üsna palju seda, mida tõtt-öelda tegelikult üldse olema ei peaks, mida aeg on ümber, mis on juba minevikus, aga ka seda, mis peaks olema, aga ei ole veel. Ja kõik muutub ja see, mis vanasti kunagi oli päris hea, ei pruugi seda praegu enam olla. Ja tuleb ühteteist alati kogu aeg juurde ja muidugi seltsi tulevik sõltub ka sellest, kuivõrd ollakse orienteeritud nii selle hoidmisele, mida muuta ei tohi, kui ka selle lisamiseks, mis kindlasti peab olema uus ja huvitav, vastasel juhul käib selts alla. Ja praegu, kui vaadata avaramalt natuke ringi, vaadata igasuguseid seltse ja ühinguid ja koore ja seltsinguid ja kõiksugu ühendusi, siis näeme, et suur osa on läinud hoopis hingusele ja suur osa on kuidagi üsna vananenud, sest leiab aset põlvkondade vahetus. Ja mis siin ikkagi, ma ei ütleks, et see on paha, aga lihtsalt see on nii, et ka looduskaitsjatest, sellest aktiivist on ikkagi suur osa juba üsna halli peaga, habemetest rääkimata. Ja
tuleb ikka tõdeda, et kõik põlvkonnad teostavad iseennast. Ja nüüd on konks ja päris keeruline küsimus, kuidas saavutada põlvkondade järjepidevus. Kuidas saavutada, et nooremad põlvkonnad, kes tahavad ennast teostada ja ise mõelda ja teha enda jaoks ja kõik selle tänu, millele saaks hoida oma kodu ja kodumaad. Aga ühtlasi ka, et see vahetumine ei tooks kaasa järjekestvuse katkemist. Et need ideaalid, mida eelmised põlvkonnad endas kandsid ja mida hoiti siin aastakümneid läbi kogu selle veneaegse okupatsiooni ja tänase päevani, et see kõik kestaks, süveneks, laieneks, avarduks, kindlustuks. Ja vaata, see ongi nüüd see strateegia, mida ma arvan, võiksime hakata arutama. Aitäh! Ja väga õige. Ja kui nüüd mõelda seda, et kui kuidagi määratleda Looduskaitse Seltsi, siis erinevalt paljudest teistest eriala seltsidest on nagu Looduskaitse Seltsi fenomen olnud see, et ta on nagu ühendaja olnud. See on võib-olla natuke julm, mida ma praegu räägin, aga kunagi, ma mäletan Eilatiga paarkümmend aastat tagasi, me siin samas ruumis lahkasime lahti tema fenomeni. Ja siis võib öelda seda, et keda siis see Looduskaitse Selts ühendas. Ühelt poolt kultuuriinimesi, kirjanikke, kunstnikke, teatriinimesi, muusikuid, kellel meeldis koos loodusinimestega loodus käia ja kellel meeldis ka kokkutulekutel rahva ees olla. Teisalt majandusjuht, kellel meeldis seltsi toetajaliikmed, kellel meeldis koos kultuuritegelaste ja koos Eilatiga ka olla koos. Ja veel üks tähelepanek moment oli see, et tol ajal Looduskaitse Seltsi juhatusse kuulus hiiglajad 6-7 tollaegset eestimeelsemat ministrit ja ka nendega sai juttu ajada. Ja siis tollaegse eestimeelsemal nomenklatuuril meeldis jälle rahva juures olla. Ja rahval meeldis koos Eilati kultuuriinimestega olla ka kokkutulekutel koos. Ja need kokkutulekud olidki nagu väiksed laulupeod. Ja need kokkutulekud ei olnud mitte ainult üks kokkutulek aastas, aga need kokkutulekuid oli ka piirkondlik kokkutulekud, mis andsid ka väikeste laulupidude mõõdud välja. Nii et tolle Eilatil oli ülalt kirjutatud vastupidi piir ette, et jumala eest, et üle mõnesaja, üle 1000 inimesed ei tohi kokku kutsuda, et asi läheb kontrolli alt välja. See on nagu ütleme niimoodi, kui lahata lahti. Teiselt poolt on loomulikult see, et kui me võtame, et Looduskaitse Selts on ju loodud aastal 66, paljud seltsi liikmed astusid seltsi koosseisu 45 aastat tagasi, kes 35 aastat tagasi, kes 25 aastat tagasi. Ja aeg teeb ju oma töö, nii nagu sa Ülo ütlesid, et paljud on meil hea tervise juures ja hea meelega aitavad oma jõudumööda kaasa. Aga just, et kuidas seda järjepidevust nagu hoida või taastada, et tuleks ka nii-öelda uus hingamine sisse. Et see on, ja teine asi on see, et peab olema natukene hull ka, et neid asju vedada ja kui me vaatame seda, kui palju tegelikult on ju fantastilisi inimesi meie keskel, kes oma asja on käima lükanud. Pille Lill on üks ere näide sellest, kuidas ta oma fondi lõi, mis teenib ju kõige laiemat kultuuri eesmärki. Räägi mul seda, et kus see julgus ja see mõte sul tuli see 10 aastat tagasi oma fond luua ja keda ta ühendab see fond? Ja kus need mõtted ikka tulevad, eks nad kusagilt lihtsalt tulevad siia pähe ja sa hakkad selle mõttega tegelema. Mina vaatan igal juhul seda, et 10 aastat muidugi on väga väike aeg, et kui teie selts on olnud juba 66. aastas, see on väga sügavate juurtega ja teil on muidugi kõik see põlvkondade vahetus, aga siiski 10 aastaga ma vaatan ka oma selle tegevuse juures,
et just praegu ongi see moment, kus ma tõepoolest pean suunduma siis järgmise põlvkonna juurde, et kui siiamaani ma püüdsin tegeleda kogu aeg, ütleme 40-aastase muusikuga, 30-40-aastase muusikuga, sest see on väga kriitiline periood. Võib-olla inimese elus üldse see on üks kriitiline periood minu arvates, sest kuidagi see nooruse energia ja kõik see niisugune entusiasm sellest elust on saavutanud kõrgpunkti ja inimene hakkab paratamatult mõtlema, mis edasi, eks. Et vaimne niisugune valmisolek siis selleks edasiseks eluks selles punktis peaks olema väga tugev ja muusikute puhul muidugi see on väga kriitiline iga. Aga tänasel päeval ma pöördun nüüd juba nooremate poole, muidugi mitte jättes neid vanemat põlvkonda siis nii-öelda vanemad, sest praktiliselt iseseisvuse aeg ikkagi niisuguse 50-60-ste põlvkonna likvideeris. Midagi ei ole teha, seal meie muusikute niisuguseid tippe praktiliselt on esindatud üksikud nimed. Et see on üks kummaline asi, mis toimus ja muidugi selle tõttu pidigi selline asi nagu sündima, et ma ei näe, et ma seda lõin mingist suurest, ma ei tea, ideaalist, aga ma sain aru, et selline asi peab lihtsalt olema, et peab olema üks niisugune toetav struktuur ja kuidas ta hakkas siis tegutsema, see lihtsalt kuidagi vaikselt hakkas kulgema ja selles momendis, kus me praegu oleme, on muidugi meeletu, kuidas öelda, selginemise periood on hetkel, et ikkagi 10 aastat on hommikust õhtuni selle nimel rabeletud ja tehtud ja tänaseks päevaks on välja kujunenud tõesti üks struktuur, mis, kui me räägime loodusest, siis minu arvates on see väga tähtis struktuur ka teie valdkonna toetuseks, sest need inimesed, kellega me ikkagi tegeleme, muusikud on ju kogu aeg tegevuses kõrgemate mõtetega. Nad on pidevas seoses helilooja mõttega ja helilooja suur inspiratsioon saab ju alguse loodusest. Nii et me, lauljad või muusikud, kas kõik meil on enamus meie loomingus puudutab kas armastust või loodust, looduspildid. See on see, millega me mõtetes iga päevaks töötame ja kui sa iga päev sellele panustad juba lapsest peale, sest muusika alustab ju kusagil 5-aastaselt. 4-aastaselt. Täna mul on laval õhtul kontsertsaalis 7-aastane, kes alustas juba 2-aastaselt viiuliõpinguid. Et selles mõttes sellest ajast peale siis kogu aeg sa tegeled oma mõtetes suurte piltidega. Just oli siin Loomade karneval praegu koolides, me teeme suurt programmi. See on üks kõige kättesaadavam võib-olla igale kooli õpilasele, eks. Nii et omamoodi ma näen nagu selles meie ja praeguses vestluses täiesti seda punkti, kus me oleme ühendatud. Ja kui tegelikult ütleme, see fondi nimi on nagu ilus nimi, aga kui me mõelda seda, kui palju erinevad kontserte eri Eesti paikades, et sarja sa ju aasta jooksul teinud ja sa ühendad mitte ainult muusikuid, aga sa ühendad ju ka nii-öelda muusikasõpru ja mõnes mõttes oled ka nii-öelda loodussõprade ühendaja, et need loodussõbrad on tihti ka muusikasõbrad ja vastupidi. No ma arvan, see on see üks mõtlemine tegelikult. Ja meil on ju täpselt sama nagu teilgi, kui me räägime kodumaa armastusest, eks siis jälle muusik puutub pidevalt, sest kõik helilooming, näiteks Tubin, millised geniaalsed Eduard Tubin kirjutas just nimelt elades Rootsis igatsusest oma kodu vastu. Ja kui ma puutun kokku tema loominguga nende sõnumitega, mis ta on pannud näiteks laulutekstidesse läbi Juhan Liivi või kellegi teise poeesia, siis sellega kokkupuude annab pidevalt muusikule võimaluse olla nagu ühenduses selle ühe ja suurega, mis selleks inimese olemise mõte siis tegelikult on. Eks ta ikka ole, et sa teenid oma maad ja oma rahvast ja tahad, et see maa saaks iga päevaga paremaks, puhtamaks, ilusamaks. No see on seesama see Tallinna deklaratsioon, kelle see deklaratsiooni 30. juubeliaasta on ka ja see oli just, et looduse kaunite kunstide ühtsus. Ja mina küll kujutan ette, et Looduskaitse Selts peaks olema ikkagi just selline avatud selts, et mitte mingi roheliste selts, aga ta peaks olema ikkagi
just, et nii-öelda Eestimaa tundma õppimise laiemalt nii looduse, kultuuri ja et see roheliste sõnal on natuke nagu erinevaid varjundeid juurde tulnud, et aga ma arvan, et see põhi tegelikult, mille peale nüüd uut hoogu saaks nagu juurde lükkama hakata, see põhi on ju tegelikult hästi võimas meie seltsi, nii et mina olen küll julgust ja hoogu täis. Nii et ja võtan sinust eeskuju just, et kaks asja on ikka see, tähendab, et kui sa tahad teha, siis tuleb ka välja, on ju. Keegi sind ei sundinud ju. Absoluutselt, jaa, aga see on mingi kutse. Tegelikult see on nii nagu loodus kutsub, eks inimesi enda rüppe, et see on kutse ja kui sa järgned sellele, kui sa ei karda seda kutset, eks. Sest loomulikult iga kutse on ju alguses, kuidas öelda, uskumatu või sa ei saa nagu sellest aru, milleks sind kutsutakse. Aga kui sa vaikselt siis niimoodi lähed kogu aeg, siis ta tuleb. No Mihkel on ka ühelt poolt loodussõber, ühelt poolt on minu sõber ja kolmandat pidi on ka paljude juhtide sõber, et hea meelega sa oled nõus andma nõu. Aga kui sina alustasid, ütleme nii-öelda juhtide koolitamist, see oli ka omaette julgust, üks oli just Kodamu aegadest hakkasid pihta seda oma ettevõtte loomist. Jah, et see oli üks esimesi katsetusi. Nii et looduskaitse seltsiga ma ei ole otseselt kokku puutunud, et pigem ma olen olnud seltsi liikmete sõber ja looduse sõber. Aga ma arvan, et mingid mõtted seoses seltsiga ikka tekib. No, üks mõte on see, et tõenäoliselt selts on inimeste vaheline koostöö. Ja kui siin te rääkisite sellest, et on vaja järjepidevust ja on vaja noori, siis ma olen päris palju suhelnud noorte inimestega, mul lapsed on ka sellises eas just, kus valivad seda, et mida elus teha ja mida mitte teha ja ma olen mõelnud vahest ka Eesti Looduskaitse Seltsi peale, kuna noored inimesed tihti küsivad, et tahaks midagi teha, tahaks midagi ette võtta, tahaks midagi korda saata, aga ei tea mida. Ja mulle tundub, et just sellises tegevuses, kus koos tahetakse midagi teha, koos tahetakse midagi ette võtta, ära teha, eriti noortel inimestel on hästi oluline see, et sellel tegevusel oleks mõte, selge mõte, mida me teeme. Ja mulle tundub, et paljude uute asjade alguses ongi just hästi oluline see, et see mõte oleks, et mida me tahame ära teha, kuhu me tahame jõuda. Ja ma vaatasin seda teie eelmist video arutelu ka ja mulle tundus, et ma päris hästi aru ei saa, et mida me siis seltsis tahame. Et mõtteid on erinevaid, on need mõtted, et tahaks erinevaid projekte teha. On see väga ilus mõte, et kunst ja loodus käivad käsikäes. Loomulikult Eestimaa loodus on oluline, aga mida me siis teeme, et mis on see, mis meid ühendaks, et ma arvan, et see peaks hästi selge olema või see peaks olema läbi arutatud ja selgeks räägitud. Nii ta on ja ega siis ütleme seltsi tegevus peaks koosnema erinevatest asjadest, mis kõik teenivad ühte eesmärki ja ütleme, kui nüüd olles nüüd olnud 1,5 kuud nii-öelda mõtetes nii-öelda seltsi loominguline juht, vähemalt niimoodi ma võtan ennast, et siis esimene asi, et kust nagu alustada, ma mõtlesin kohe välja, et mu igapäevane tegevus on ju looduse omnibussi retkede korraldamine, looduse õhtute korraldamine, fotovõistluse, looduse aastafoto korraldamine ja selle fotovõistluse puhul, mis praegu käib, on see on hea külg, et võtta, see on üks koht, kus tegelikult erinevad põlvkonnad ühenduvad, et meil on 3 vanuserühma fotograafe, kes võistlevad, ühed on lapsed, ühed on noored ja ühed on täiskasvanud, nad saavad ühel võistlusel kokku, jõuavad ühte aastaraamatusse pildid kokku ühele näitusele, nii-öelda pidulikule üritusele, mis on meil siis nüüd aprilli lõpus Estonia kontserdisaalis. Loodame kõik paremad pildid tuua koos hea muusikaga jälle ekraanile ja nii edasi. Aga kõrvuti sellega, mida veel teha. Et mulle tundub, et ka praegu Eesti kunstielu on teatud mõttes nagu teelahkmel,
et sellist nii-öelda teatud kunstisuundumisi, tänavu tähistame ka ju Eesti maastikumaali 100. juubeliaastat ja nii edasi, et selline nii-öelda loodustemaatiline kunst vajaks ka analoogset võitlust nagu see nii-öelda loodusfoto ja ma olen rääkinud Kunstnike Liidust Jaan Elkeniga ja ka Mark Soosaarega Pärnu Uue Kunstimuuseumist ja mitmete teiste peaministriga ja mitmete teistega, et nüüd kuulutada kevadel välja ka looduskunsti selline võistlus, mis lõpeks siis kenasti, ütleme septembrist oktoobri keskpaigani nii-öelda kaasajal loodud looduskunsti sellise ülevaate näitusega Pärnu Uue Kunstimuuseumis, et paneks kogu maja nii-öelda praegu loodud looduskunsti täis ja seal oleks ka kõrvuti nii juba meie professionaalsed kunstnikke kui ka ütleme harrastuskunstnikke nii ja samas kõrvuti ka noorte ja ka laste tööd, et see on selline esmapilgul veidi nagu uus väljakutse, et võib tekkida mulje, et kuidas seda ühele näitusele panna nii-öelda professionaalsete kunstnike loomingut ja ka ütleme laste ja noorte töid välja, aga ma arvan, et see on võimalik ja see on isegi vajalik ja ma kujutan ette, et ka need lapsed, kes oma töödega saavad tunnustust ja kui nad on suurte kunstnikega koos, nad saavad omale eeskujusid ja ma näen nagu niipidi küll seda jõudu ja võimu, et kuidas nagu põlvkondi saaks ühendada, nii nagu ütleme, sinul ju seal, kui sa ütlesid, et 2-aastaselt juba üks viiulikunstnik hakkas tegema, praegu on 7-aastane, astub Estonias üles koos nii-öelda Eesti tipptegijatega, väiksed tipud astuvad üles ja nad kasvavad kokku, et seal on nagu jõud ja sama asi on mõeldud ka Karl-Martin Sinijärvega arutasime koos Kirjanike Liiduga, et Looduskaitse Selts teeks sellise kirjandusvõistluse, kus kõrvuti on nii jutud kui ka luule pool ja kus oleks ka täpselt erinevad põlvkonnad ja nad saaksid nagu ühise nii-öelda sellise nii-öelda konkursi või kaudu nagu teineteist tundma, teineteist nägema, tunnustada, et selline põlvkondade ühendamine läbi seda tüüpi ettevõtmist, ma arvan, et on täitsa reaalne. Aga Ülo, mis sa arvad? Ei, mul ei ole vähematki kahtlust, et see suund on väga õige, väga vajalik ja annaks nüüd õnne, et paljud inimesed paneksid oma pea veel rakkesse, kuidas seda ikkagi kõikidesse loomevaldkondadesse, nii et kui nüüd natuke üldistada ja kuna meil täna on ju arutuseks ongi seltsi tulevik, siis võib-olla see loomesuund ongi seltsis üks suund, loomesuund. Kusjuures iga inimene on mingis mõttes looja. Ikka. Mitte ainult helilooja või seal interpret. Niisiis loomesuund. Teine suund, ma arvan, võiks olla haridussuund. Ja tõesti see loodusõpe, millega peaks kaasnema haridus, algab muidugi sealt varajasest lapseeast ja aastani juba imetleb lund ja sealt algab linnulaul ja kõik see vaikus ja see, mis on kõige tähtsam, see algab esimestest eluaegade, aastatest ja päevadest ja niisiis, mitte siis, kui juba on ülikool selja taga ja siis on ammu hilja, niisiis haridussuund, aga sellise programmi loomine minu arvates peaks olema nii loome suunas kui ka haridussuunas ja nüüd edaspidi veel mõned teised on ka siin üsna niisugune aktuaalne ülesanne, mille edasi lükkamine väga hea tegu ei ole. Ja selles seoses võib küll valesti küll mõista ka, aga ma siiski ütlen ära, et mõnikord on defineeritud rumalat niimoodi, et see, kes teeb vanu asju vanamoodi, arvab, et läheb paremaks. Ei lähe. Aga siis nüüd on järelikult kaks asja, üks mida ja teine kuidas. Üks moment, ma mõtlesin just seda, et vaata, kui me rääkisime haridusest ja mõnes mõttes me räägime huviharidusest ja huvihariduse sõna, mis tähendab, huviharidus peab olema tehtud huvitavalt. Tähendab vägivaldselt, me ei sunni kedagi kooli minema niimoodi, aga me peame tegema neid asju nii huvitavalt, et meiega koos toimetatakse.
no vot siin võib olla leida kuskilt mingeid koostööpunkte, Loomulikult. sest mina olen 3 aastat tagasi, me lõime suvekooli. Ja see on mul Raplas, see Rapla on fantastiliselt, mulle üldse see Rapla koht seal meeldib, seal on Uku Masingu kodu ja seal on väga palju teisi meie suurkujusid, eks ole, tulnud, et see paik kuidagi, et ma sinna üldse sattusin Rapla kirikumuusikafestivali juurde ja nüüd selle kooli loomine sinna, vot see võib olla üks punkt, kus võib-olla tõesti saaksid kõik teha koostööd, sest miks mitte ei võiks selles koolis sealsamas nende muusikutega koos olla ka kunstnikud, olla need lapsed, kes tulevad lihtsalt selle kunsti ja seda muusikat me muusikakoolidega ja tavakoolidega teeme koostööd, et nad tulevad sinna vaatama seda protsessi, seal võib ju keegi maalida, seal võib keegi teha fotosid, see on niisugune võimalus. Just niisuguste laagrite loomine, kus ei ole mitte ainult ühe mingisuguse valdkonna inimesed, vaid loomeinimesed väga erinevad talased. See vastastikuse rikastamise moment, mis tekib niisugusel puhul, on nii tähtis, et seda ülehinnata ei saa üldse. Aga ma lõpetan selle eelmise mõtte ära. 3. suund minu arvates võiks olla uurimissuund. Ja noh, kes ammuseid aegu mäletab, siis teab väga hästi, et looduskaitsjatel ja loodusuurijatel on mõned niisugused kirved ka olnud, mida ei ole õnnestunud maha matta alati. Aga ma arvan, et see on siiski kunstlik niisugune õnnetus, mis sinna vahele tekkis isiklikul pinnal rohkem. Aga ma arvan, et loodusuurijad ja looduskaitsjad peaksid nüüd üritama tunduvalt lähemale teineteisele minna ja ajavad ju tegelikult ühte asja. Seda muidugi. Nüüd 3. suund, ma arvan, võiks olla siis niisugune teavitussuund. Ja see hõlmab kõigepealt selle seis on selline, põhjused on järgmised, need on tuvastatud ja nüüd on vaja avalikustada, need on vaja sõnastada korralikult ja kõlama panna ja luua meetmete süsteem selleks, et nendest põhjustest jagu saada, mis asja hullemaks ajavad. Ja kui avalikustada ei suuda, siis ei suuda arvatavasti ka vastu seista nendele jõududele, kes hoolimatult suhtuvad loodusse ja inimesesse siin looduses. Ja nüüd veel üks suund, ma arvan, oleks niisugune integratsioonisuund, mis seoks mitte ainult seltsi liikmeid, vaid tegelikult rahvast. Loodus ei ole niisugune asi, et see puutub ainult nendest, kes on nüüd liikmeks astunud. Loodus puudutab kogu rahvast, sünnist surmani ja olenemata sellest, kui kõrgel merepinnast asub töötool. Ja niisiis inimesed, kes hoolimatult või ükskõikselt või vasaku jalaga kuidagi tegutsevad looduse suunal, väga auväärsed ei ole. Ja selline avalik arvamus võiks olla väga selgelt välja öeldud. Ja nii, et see seltsi tulevik on minu silmis ka või kujutlustest ka ikkagi väga tähtis. Ja ma ei tea ühtegi seltsi, mis võiks olla veel tähtsam, aga tähtsaid on terve hulk. Ja seetõttu ei ole võimalik ka liiga palju ja liiga hästi midagi teha selleks, et seltsi tugevdada. Ja selle uue sajandi mõte ju tegelikult, mida mina panen nagu tähele, on ikkagi ongi selles koostöös. Et ma ei leia nagu mitte mingisugust muud võimalust üldse oma asja arendada, kui ma ei tekita nii-öelda see välismaine sõna network, eks. Ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Kontakt, sidemete süsteemi, võrgustiku, eks. Et see on nagu ju selle uue perioodi, mis tuli läbi arvuti tegelikult, mis tuli läbi kogu selle, see on nagu see võti. Minu visioonis ma näen, et peaks olema üks suur täiendõppe võimalus inimestele kõikides valdkondades. Kõik harud peaksid olema seal esindatud eluaegne. Mulle tundub, et ka üks üsna avarväli on siit, kui seda mõtet jätkata, ka Eesti looduskaitse, ütleme siis organisatsiooni ja selle juhtkonna ning teiste rahvaste looduskaitseorganisatsioonide vahelise koostööga ja seesama võrgustik, mis ulatub Eesti enda piiridest välja, eks ole, ja seob meid teiste Põhjamaade rahvastega. Alustanud sellist... No jah, see on nüüd, et meil ju kunagi oli väga head sidemed Soome looduskaitseliiduga. Lausa niimoodi eeskujuks kõigile.
nüüd järgmine aasta on tegelikult Soome lahe aasta ja nii riiklikul tasemel, mitte üksnes Keskkonnaministeeriumi tasemel, aga lausa valitsuse tasemel hakatakse tähistama Soome lahe aastat, kus on kaasatud ka meid. Tähendab nii-öelda nimetame siis seltse ja nagu Eesti Looduskaitse Seltsi ja Eestimaa Loodusfondi sellesse tegemistesse ja me olime koos just mõni aeg tagasi ministeeriumis, Keskkonnaministeeriumis ja siis ma käisin välja sellise idee, et sellega seoses teha looduse omnilaev. Mul on laeva idee kogu aeg. Et see laeva idee, kui ma rääkisin seda Kaljustele see meeldib paljudele ja et teeks selle asja teoks ja tundub, et sellest võib asja saada. Teine asi on nüüd see, et need igapäevased suhted soomlastega meil on nagu kestavad. Näiteks nüüd märtsi alguses tuleb Soome loodusfotograaf ja filmimees Juha Taskinen meile külla mulle loodusõhtul esinema ja käime ilmselt ka Saaremaal tema ja Mart Jüssiga koos ja me mõtleme veel mingisuguseid esinemisi võib-olla jõuab ka mitte ainult Tallinnas teha, aga kusagil võib-olla Eestis ühe esinemise Juha on veel nõus tegema. Ja nüüd väikestest konkreetsest asjadest saab see asi nagu ilusti alguse. Näiteks ma leppisin kokku, nüüd me teeme seda looduskalendrit, oleme teinud aastast 2001 oli esimene koostöös Eesti Geoloogia Keskusega. See aasta teema on Väikesaared, aga nüüd järgmine aasta ma käisin Kalle Suuroel ja Tõnis Saadrel välja mõtte, et võiks selle kalendri teha rahvusvaheliselt Soome lahe aastale, et oleks nagu nii-öelda teema oleks nagu mõlemalt poolt. Ja miks mitte ka Suursaar ja Tütarsaarte pildid ja lugu seal sees ja nii-öelda. Et sellised konkreetsed asjad on need, mis kunagi, kui ma mõned aastad tagasi olin Soomes Kotka nii-öelda looduskaitse seltsi nagu aukülalisena ja erikülalisena seal. Ja siis oli ka Soome Looduskaitse Liidu juht oli seal kohal ja tema oli väga konkreetne mees. Ta ülddeklaratsioone, nendega ta ei viitsinud üldse oma pead vaevata. Ta ütles seda, et teeme midagi konkreetse asja ära, tähendab, siis on see asja mõtet. Tähendab, et ma olen nagu seda meelt, et kogu see, kõik see asi peab minema küll nii-öelda ühes voolus, aga elu koosneb erinevatest huvitavatest asjadest ja kõik see kokku moodustab nagu mingisuguse sellise liikumise, mingi mõtte. Ja teisalt on muidugi see probleem veel, et loomulikult rahvusvahelised suhted tuleb nagu arendada ja hoida ja näiteks kas või kui me arutasime Mark Soosaarega, et milline võiks olla selle kunstivõistluse väljund. Üks asi on see, et auhinnad võiks olla just, et retked ütleme välismaale kas või ütleme mõnda kunstigaleriidesse ja natuke loodus ka vaadata. Et see on nagu lisaks sellist tunnustusele on ka mingisugune selline mõte, et miks mingil sellisel konkursil osaleda. Ja ega soomlastel on natuke, aga ega seda tüüpi looduskaitse seltse, ütleme, ta on omaette fenomen, tähendab Eestis olnud ja ega meil väga palju selliseid nii-öelda organisatsioone nagu eeskus võtta polegi, aga mujalt maailmast me oleme ikka täiesti omaette suundumas nähtud, aga see ei tähenda seda, et konkreetsete inimestega nii-öelda naabrite juurest ja ka kaugemalt, et teha nagu koostööd. Ma näen pigem ikka seda võtit. Nii, jah. Vilo, sa tahtsid siit mõtet? Mul on jah, mõni mõte küll, aga ma ei tea, kas millal see sobiv hetk on sekkuda. Aga nüüd ma tuleksin korraks nende suundade juurde korraks tagasi. Kui võtta nüüd üks niisugune suund natuke lähemalt vaatus alla nagu see õppesuund, siis ma arvan, et tuleks väga hoolikalt nüüd meenutada veel siiski Eesti kõigi aegade kõige suuremat pedagoogi, see on Käisi, Johannes Käisi, kes rajas kogu pedagoogilise süsteemi loodusest lähtuvalt. Vahepeal juhtus selline õnnetus, et tulid siin igasugused muud asendused just nagu, mis kuhugi ei viinud. Loodusrütmidest lähtuv mõtlemisviis läks kaduma, praegu polegi, maalapsed ja linnalapsed, tähendab see tehisrütmidest ja loodusrütmidest täiesti erinev mõtlemisviis. Seda vahet koolis ei tehta, ei ole ette nähtud üldse arvata. Edasi
seda, et inimene tal on mitte ainult õigus hoolitseda looduse eest, vaid see on ka tema kohustus. See on kohustus, see ei ole ainult õigus. Ja nüüd selleks, et oma kohustust täita, selleks pead olema küllalt haritud, küllalt informeeritud, küllalt kogenud ja see tähendab, loodusseos ei ole niimoodi, et kunagi hiljem ükskord pärast kooli siis hakkame vaatama, kuidas see keskkond välja näeb. Ja see looduskeskkonda ka ju käsitletakse sagedamalt inglise environment. Selle all ikka mõeldakse looduskeskkonda enamasti. Väga harva on tehiskeskkonda ka, aga sotsiaalne keskkond, vaimne keskkond, psüühiline keskkond, virtuaalne keskkond kui see, milles me elame. Ja et loodus on selle asendamatu komponent ja ilma loodust tundmata pole võimalik keskkonda tunnetada, aga ainult looduse põhjal omakorda jällegi ei saa ju rohkem kui kirjelduse. Aga nüüd edasi, sealt tuleb paratamatult juurde ju see ka, et loodus ei ole pelgalt bioloogia kaudu. Loodusõpet ülikoolis praktiliselt suurt ei ole. On bioloogia, on mingid sellised asjad. Aga nüüd oleks vaja, et käsitleda see inimest elukeskkonnas, mille komponendiks on loodus. Ja see mõnevõrra teistmoodi. Mulle tundub, et haridussüsteemis on tarvis selles punktis täitsa oluline muudatus sisse viia. Kes seda teeb, kellel nii palju jõud on, ma ei tea, aga selle edasi lükkamine oleks väga kahjulik. Aga nüüd edasi juba, kui hakkad vaatama, kuidas loodussüsteemid igas funktsioneerivad ja millest sõltuvalt nad funktsioneerivad, kuidas nad muutuvad ja kuidas muutuste jalad võivad viia kvalitatiivsetele üleminekutele ehk arengule, kuidas arengut käsitleda. No siis otse kohe selgub ju ka, et arendada ei saa mitte keegi, mitte midagi, mitte kuskil, mitte kuidagi. Nende arendamise jutud, me haridusministeerium räägib õppekava arendamisest ja see, kes natuke mõtleb, see võib haigeks jääda selleks jutu peale. Aga me peame aitama looduse kaudu tabada ära, et areng on objektiivne. Võimalik on luua arenguks vajalik eeldusi, aga siis pead olema küllalt haritud, et teada, millest areng sõltub. Ja soodustada igasuguste süsteemide, isereguleeruvate süsteemide kvalitatiivseid üleminekuid ja siit tuleb terve mõtlemisviis. Üks asi on loodus ja teine on inimene, tema mõtlemisviis, mis saab selguse ainult loodusele tänu. Ja seetõttu seltsi osa siin on tohutu. Praegu üks väike asi, mida me alustasime, mis ei olegi nii väike, et eelmine aasta lõpus me sõpradega mõtlesime välja, et hakkame nii nagu meil on olemas aasta lind ja aasta puu on, et teeme ka aasta looma ja võtsime esimeseks aasta loomaks, siis valisime hundi. Ja nüüd see hundi kohta tõepoolest looduskalender, mu sõber Gennadi Skromnov on selle hundi aasta kodulehekülje pidama ja seal on näha täpselt, et nii-öelda loodusvaatlejad, kes jälgivad nii-öelda hundi aasta ringi ja ka ürituste nii-öelda aasta ring, mis kõik nii hundiga seoses toimub. Ja selle eesmärk on sellest huvitavast loomast saada parem pilt ja mõista ka tema kohta siin meie kõrval Eestis, et ei ole selline pealiskaude suhtumine, kaks võimalust, et kas hunt on armas, hunduke või siis on ta nii-öelda Saaremaa lambakasvatajate vihamaine number 1. Et selleks, et loodust mõista, et kõigil siin koht on olemas läbi seda tüüpi ürituste, kui seda hingega teha, et tuleb välja küll. Ja mis oli selle juures ka huvitav see, et me kuulutasime ja hakkasime seda tegema ilma, et meil oleks kuhugi projekte kirjutada. Kui ütleme seal töö käigus mingid projektid ja mingid asjad ilmuvad juurde ja midagi saab mõni asi tuge, tähendab mõni organisatsioon või mõni ettevõtmine tuge, miks mitte näiteks Tallinna loomaaed saab projekti, mille alusel hundiaedik ehitada, et tulevikus ka ütleme Tallinna loomaaed saaks hunti vaadata. Praegu on ainukene koht, kus hunti näeb, on Alaveski loomapark seal Mõniste kandis Mehkamaal, kus me käisime omnibussiga nüüd eelmine just pühapäev kolmest piirist, ütleme Tartust, Pärnust ja Tallinnast seda hunti ka oma silmaga vaatamas.
aga loomulikult ütleme, kui sa oled ikkagi öösel hundi ulgu kuulnud või ka sa arvatud, ütleme kevadel, ütleme raba peal hundi jälgi näinud, et siis sa saad aru, kui huvitav see on ja sa hakkad suhtuma läbi selliste koos hunditeadlastega, jälgid nende vaatluse ja mõtteid ja sa hakkad mingist osast hundi kaudu mingis mõttes nagu loodust nagu paremini mõistma, nii et seda tüüpi ettevõtmised kindlasti kuuluvad ja Looduskaitse Selts on üks selle nii-öelda hundi aasta eestvedaja, nii et kuuluvad meie igapäevast tegevuse hulka. Ma mõtlen, kui tulla selle juurde, et see seltsi areng ja nii edasi, siis mis ma nägin oma selle 10 aasta jooksul, nagu, et kui oluline oli, ja ma olen istunud ka nii mõneski meie loomeliidus näiteks, selle liidu või selle seltsi või selle ühingu juhtimis kuidas seda öelda, mooduli ülesehitamine oli minu jaoks nagu üks kõige tähtsamaid punkte, kui ma sain nagu sellest aru, et üks on loovjuht. See on see, kes on pannud aluse, kes ma pidevalt, mul on visioonid, mul on nägemused, ütleme, eks kusagilt nad loodusest tulevad. Aga mul on vaja enda kõrval väga tugevat meeskonda. Et minu arvates väga paljudel, ma ei tea teie seltsi, eks ole, ülesehitusest, aga väga paljud Eesti organisatsioonid, kes tegelikult koondavad enda ümber suhteliselt tarku inimesi, väga tarku, väga andekaid inimesi, siis nende töö jääb poolikuks ehk niisuguseks pinnapeaseks selle tõttu, et nad ei ole saanud endale tegevjuhti korralikku, sest tegevjuht on ikkagi see, kes iga päev ju seda asja juhib, kes teeb neid, kes viib ellu neid loovjuhi nii-öelda mõtteid. Ja alles nüüd sellel aastal me jõudsime veel sinna, et mul on tegevjuhi kõrvale võetud veel tegevjuhi abi, siis on mul veel üks assistent seal kõrval ja siis on veel mul 2 inimest, kes on kõik need, kes seda minu ideed või ütleme seda ideed, mis oleks vaja, eks ole, ära teha, viivad nagu ellu pidevalt, sest üksinda kahjuks me siiski suudame väga palju, nagu sa ütled, eks ole, tundist teha üks huvitav, eks ole, niisugune sündmus, mis hakkab siis oma elu elama aga seda, et viia nagu asju väga süvendatult ellu, et ma arvan, et teie oleksite kõige mõttekam nagu võib-olla sellest rääkima, kuidas see juhtimisstruktuur ühel seltsil, ühel kollektiivil, kuidas see peaks nagu toimima? Sellepärast ma kutsusingi Mihkliga siia, tähendab, et see on ilmselt üks kindel teema. Meil on küll, ütleme, formaalselt on nagu kõik nagu kenasti paigas, et meil on olemas seltsil esimees, on olemas nüüd ka tegevjuht. Nii et see asi on olemas ja meil on olemas seltsil juhatus, kus on kokku 15 inimest. Nüüd tulevad küll suvel uued valimised ja siis on meil olemas seltsil osakonnad. See on nüüd selline asi, et see on pikem teema. Kuna need osakonnad on ju erinevat aega loodud, paljud tähistavad oma 45. sünnipäeva tänavu ja ütleme, kunagi neid hiilgeaegadel oli kuni 50. Nüüd ütleme reaalselt, kus ütleme mingisugust nii-öelda klubilises või seltsingu mõttes need osakonnad nagu käivad koos, tegutsevad ja toimetavad, teevad põnevaid asju, neid on võib-olla paarikümne jagu ja kõik nad on sellised natukene nõrgad ja otsivad tuge, et kuidas nagu nii-öelda intellektuaalses mõttes tähendab ka just uute inimeste mõttes ja see ei ole kerge ülesanne, sellepärast et nad ei ole, paljud teist ei ole väga säravad, ei ole need osakonnad ja ma arvan, et see ei olegi nagu hetkel nagu, me peaks ühe asja lahendama vist seltsis ära, aga seda me siin Arvo Raudsepp seltsi tegevjuhiga arutanud, et me peaks kuidagi määratlema, et seltsi, kes on seltsi liikmed. Et loomulikult need kõik, kes on seltsi liikmeks astunud ja kes on elavad, on ju seltsi liikmed. Meil siiamaani just nagu on ka seltsi liikmemaks.
noh, mõned osakonnas, ütleme, ühelt rühmalt nad korjavad see raha läheb endale nii kohvirahaks või kirjamarkide rahaks. Need on sümboolsed summad, aga ma arvan, et see seltsi liikmemaks on täiesti teisejärgne küsimus, selle võiks isegi ära kaotada. Küll on võib-olla oluline nagu see, tähendab, et me teaksime, kes on need inimesed, kes tahaksid meie ettevõtmistes osaleda, et oleks niimoodi nendega nii-öelda kontaktid olemas ja leida nii-öelda, kellega koos nagu huvitavaid asju teha juurde ja see liikmeskond peaks nüüd vaatama üle, et kes nüüd, kelle kohta meil on nagu teada olemas ja teada ka selles mõttes, kuidas tema tervis on ja kui palju ta jõuaks nagu hetkel ja täna veel kaasa teha ja toimetada ja nii edasi. Ja samaaegselt, et see uute huviliste nagu juurde tulemine, et oleks kuidagi nagu sujuv ja loomulik olema. Ja ainuke koht, kus ütleme, inimene võiks nagu midagi maksta, ütleme, et seltsil võiks olla ülesanne ikkagi leida ka ütleme, toetajaliikmeid ja ka muud tuge, et osa maksa see, aga kui on mingi konkreetne üritus, ettevõtmine, siis võiks olla nii, et võiks olla selle ürituse mingi väike osalustasu seltsi liikmel. See on umbes sama, et kui laud on kaetud, et pakutakse kohvi ja pirukat, et selle eest maksaks ise, on ju. Et ei pea olema kõik ilmtingimata tasuta, aga meid on just huvitav see, et me saaksime nii-öelda ühendama inimesi, tähendab, kes on sellest samast, millest Ülo alustas täna vestlust, et kes on sellest meie nii-öelda tegemises nõus nagu oma jõudu ühendama ja kaasa lööma. Ja ma ei kujuta ette seda, et praegu ikkagi, rääkisime loomingu poole pealt, et eesmärk oleks ikkagi see, et ka nii-öelda seltsi nii-öelda suundade väljaarendust tõmmata ikkagi erinevate valdkondade nii-öelda loomingu inimesi kaasa, et koos teha ja just koostöös teha ja nii ma ei kujutagi ette, et teistpidi oleks see kuidagi võimalik olema. Selts peab olema avatud. Ta ei saa sulgeda ainult niimoodi oma nii-öelda kitsasse ringi, meenutama oma mälestusi ilusatest aegadest, kus me ikka kunagi tegime, aga samaaegselt ta peab olema suunatud nii-öelda konkreetsetele tegevustele, konkreetsete ettevõtmised, mis toimuvad täna ja praegu. Ja mina näen küll, et tugevaks jõulis momendiks oleks see, et me teeksime nüüd juba sel aastal mitte ainult ühe suure kokkutuleku, aga võiks ka piirkondlikke kokkutulekud, kus me nagu ühendame ja kus me oleme koos, et peaks päris mitu piirkondlikku kokkutuleku, kus me kutsume kõik nii-öelda seltsi liikmed kui ka huvilised, kui ka kultuuriinimesed, kui ka ütleme, ja et see kokkutulek peaks olema niivõrd huvitava programmiga, et tõepoolest sinna tasub nagu tulla ja siis me näeme, kes kaasa tuleb ja teine pool on see, et siis nende konkreetsete ettevõtmiste käigus inimeste tekib usk ja huvi, tähendab ka ise aktiivselt toimetada. Et ei oleks seda, kui lihtne on öelda iga asja kohta, et ei ole võimalik. Mina näen nagu meie valdkonnas vähemalt, et neid, kellel on ideid ja kõike, neid on päris palju, aga need on kõik väga hõivatud inimesed. Et tegelikult ikkagi jääb nagu niisugune küsimus õhku, et mul oli vaja ikkagi leida inimesed, kes tõesti on täiskohaga palgal. Ma pidin leidma 10 aastaga need võimalused, et suuta oma töötajatele hakata palka maksma. Ise see on minu lõbu loomulikult endale, ma ei pea maksma, see on minu looming. Ja see on, kui ma jõuan üldse kunagi selleni, et saada ka selle loomingu eest mingit tasu, siis tere tulemast, aga sinnamaani, kuni see organisatsioon, eks ole, veel nii-öelda ehitub üles. Teil on muidugi väga tugev organisatsioon juba, aga ma ei kujuta ette, kas te olete saanud, sest neid entusiaste leida, neid on päris palju, aga nad on kõik hõivatud. Nad kõik tegutsevad kusagil omas valdkonnas ja väga tugevalt ja nad ei ole võimelised panustama nagu, kuidas öelda, 100%, aga mina näen, et ühe seltsinduse või mingisuguse asja kestmiseks ja uute ideede arendamiseks on ikkagi vaja 100% ühenduda ühel või 2 või 3 inimesel, et see ongi tema igapäevane töö. Ma ei tea, kuidas toimivad.
kuidas teie arvates toimiks üks hea selts? no jah, juhi hästi. Kindlasti kõik töötab. Ei ole see asi üldse nii, ma võtan ikka etappideks. Esiteks ma olen nagu seltsiloomingu juht praegu suvenisse uued valimist. Teiseks on see, et praegu me tegutseme nii-öelda, ma poolest kuud tegutsen olemasolevate nii-öelda vana Juhani poolt rajatud radamööda. Ja lükkan sinna juurde, kui ma seltsi juhatused läheks selle mõttega, et lisaks arvule me peaks vähemalt veel 3 assistenti tööle võtma arvualluvusse, et siis võib-olla öeldakse, et kuna võtta natuke rahulikumalt. Ma usun seda, et 1 aasta jõuab entusiasmiga nii-öelda asja nagu käima lükata ja siis tuleb jõudlust loomulikult suurendada. Te teete ju väga palju tegelikult, minu meelest. Ei no jah, mul on kõige hullem see, et ma istun nagu 2 toolil. Sellepärast, et nii-öelda olles nii-öelda seltsi katus all ma kunagi lõin nii-öelda selle looduse omnibussi värginduse ja paralleelselt see tiksuga toimib edasi täiesti normaalselt. Ütleme nii, et laupäev läheme, teeme ka seltsiga seotud esimese asja, me teeme sellise sõidu, et me kaasas on Elks TV, kes ka praegu meid salvestab. Me teeme reisi Tuhalasse, võtame just, et Ants Talioja ja teised, ütleme Nabala ja Tuhala inimesed, et Ants on ju seltsi Tuhala osakonna esimees, me räägime sellest, et mis siis koha peal on praegune lugu, näitame nii-öelda natukene pilti ja vestleme nii-öelda koha peal, läheme ka kaameraga välja, aga sinna ma võtan kaasa huvilised ka, ütleme nii-öelda loodusomnibussi fännid, et me teeme ka, vaatame kõik need ilusad kastivärgid seal üle niimoodi, et tuleb selline nii-öelda loodusomnibussi välja sõita. Koos niimoodi looduskaitse seltsi ühe osakonna nii-öelda tutvumisega. Ja pigem mitte, ma ei lähe osakonnaga tutvuma, aga lihtsalt, et teadvustada seda, et looduskaitse seltsil on selline osakond, eelkõige Ants Talioja isikus ja tema sõpruskond, kes moodustavad ühe osakonna ja siis Ants räägib, mis teda vaevab ja mis on mured, sest et seal probleem on küll ja küll. Pühapäev lähen nüüd seal Hanila kandis ja on seltsi kõige värskem osakond, Anila koduselts on ju ja selle juht on Peeter Vissak, kes on bioloog, kes elab ise Virtsus ja üritame, kui ikka jää kannab, teha loodusomnibussi retked üle jää. Eks ma kuulen ka seda, et mida siis see Anila nagu selts seal oma niimoodi seltsimajas tahab nagu tegelikult teha luua, kuigi ma olen seal käinud, aga enne ma teadsin, et ta üldse ei kuulugi looduskaitse seltsi juurde, aga nüüd Peeter ütles, et ta võiks olla seotud ka looduskaitse seltsiga see tegevus, see liikumine. Nii et seda tüüpi, ütleme, formaadid ju veidi teisenevad ja kuidas ta nüüd hakkab kujunema, see on ju vastastikus suhtlemise pool ja ei ma nüüd täpselt saa ju dikteerida, kuidas see koostöösuhe on. Meil on isegi sinnamaani olukord, et kui nüüd rääkida segadustest organisatsiooniplaanis, et meil on olemas Eesti Looduskaitse Selts ja on olemas eraldi juriidiline isik Tallinna Looduskaitse Selts, kes on siin samas majas ja kellel on oma tööplaan, oma asjad ja ka ütleme nüüd järgmine kolmapäev neil juhatuse koosolek, ma lähen ka sinna, et arutada omavahel suhted, et kas ja kuidas me nii-öelda teeme koostööd või kuni ühinemiseni välja, tähendab, kuidas seda asja näha, nii et kõik sellised nii-öelda lahendamata organisatsioonid detaile on küll ja rohkemgi veel, aga see ei tohiks takistada nende põhiasjade käivitamist, mis annaks nagu nii-öelda seltsi elu tooks ta nii-öelda huviliste huvisfääri tagasi aktiivsemalt ja töö käiks, et see kõik see organisatsiooni plaan, see peab käima nagu paralleelselt, et ei saa niimoodi, et kõigepealt teeme organisatsiooni plaani valmis ja hakkame midagi tegema. Suures plaanis on seltsil, ütleme, kui kõik kuidagi kokkuvõttemis väga suures plaanis. 2 teed. Üks on see, et ta on vaatlejate, mõtisklejate, natuke muretsejate, nurisejate ja vestlejate selts. Hästi informeeritud ja nii edasi. Teine tee
võiks olla, ma fantaseerin natuke, võiks olla, et tal on ka mingi vastutus. Küsimus, mille eest? Nii kui öelda, et seltsil on mingi vastutus millegi eest Eesti Vabariigis, siis tekib otsekohe küsimus ja millised on siis õigused selleks, et tegelikult vastutada, mitte vestelda sellest, et oleks vaja vastutada, vaid tegelikult ei vastutagi. Looduskaitse on niisugused, loodusmälestiste ja selliste asjade vastutus on minu meelest nõrkadel jälgedel. Ja küsimus sellest, kas keegi peab vastutama või ei pea vastutama. Kui peab, kas selleks on selts või on keegi teine? Kui on selts, siis missugused õigused on selleks vaja? Aga nii kui on õigused, nii on vaja otse kohe ka ressursid ja tingimused ressursside kasutamiseks, et tegelikult õigusi täita või õigusi kasutada. Paljudel on ju ka põhiseaduse järgi on õigus valida, aga tegelikult ei saa seda õigust kasutada, sest mitte midagi ei saa aru sellest, mis seal toimub. See ei ole võimalik olla informeeritud, järelikult ei saa seda õigust kasutada. Nii et siin üsna palju on sellist ebaloogilist asjaajamist, aga kui me tahaksime, et selts tugevneks ja hakkaks etendama olulist osa ühiskonnas, siis tuleb need ebaloogilised seosed kuidagi avalikustada ja jõudumööda kõrvaldada, asendada niisuguse selge pildiga. See vastutus on küll väga tähtis loomulikult, sest kui ma teen ühte asja, eks ma ju tegelikult vastutan läbi selle ikkagi nende muusikute eest, kes mul täna õhtul on seal laval, kuigi nad on omaette kõik isiksused ja nii edasi, aga ikkagi kuna ma olen nendega tegelenud juba 10 aastat, siis loomulikult ma ei saa neid heita kuskile ju kõrvale, eks, vaid ma vaid mu otsene vajadus ja vastutus on nendega ikkagi käia nii kaua koos, kuni nemad veel laval on, eks. Et see vastutuse asi on muidugi väga tähtis. Aga sina vastutad ju väga tugevalt kõige eest. Vastutus on nagu mitmes plaanis. Esimene vastutus on see, et kui sa mingi ettevõtmise korraldad, kutsud rahva kokku, tähendab, siis sa vastutad tegelikult kõigepealt selle eest, et sa oled võtnud neilt teatud aja. Et see ei ole niimoodi, et selle asja, et kutsun rahva kokku ja siis vaadake ise, kuidas saate. Et ma vastutan nii tegelikult selle ürituse kvaliteedi eest, et see asi läheb asja. Teine pool on vastutuse küsimus on see, ja mis on seltsi puhul väga oluline, on nagu laiem, ütleme vastutuse, et selts peab olema aus. Tähendab, kui ta, olulises küsimus, kui ta oma seisukoha võtab, see peab olema nagu väärtus ja tähendus ja mõjuga, ütleme laiemalt ühiskonnas, see tähendab seda, et selts peab olulistes küsimustes, nii-öelda kultuuri- ja looduskaitse küsimustes olema oma seisukohtades aus. Ja see, kuidas neid, ütleme, seisukohti kujundada ja kuidas neid välja ütelda, see on esiteks ta peab olema asjatundlik ja teisest peab olema diplomaatiline, kolmandalt peab olema läbinisti aus. Ja mis puudutab ütleme konkreetseid vastuse edasi, siis tegelikult selts vastutab ka selle eest, mõnda pidi, et eelmises saates, kui me rääkisime kas või nendest mälestuskividest ja tahvlitest, mida selts on aegade jooksul pannud, praegu tegelikult me vastutame selle eest, et need kivid oleks hoitud, et need kohad oleks korras, et ta ei oleks nagu kasvanud jälle kinni, tähendab. Ja ei oleks et see ei ole nii, et kord panime mälestusmärgi ja siis pärast meid ei huvitagi enam see, siis ta on meie jaoks minevik. Ei ole minevik. Ta on see konkreetne tähis, see elab ju edasi ja tegelikult tähiseid ei pandud mingi juhuslikkus, see oli läbimõeldud lugu ju. Aga kes korvab kahjud, kui praegu keegi kuskil rikub mõne tähise või kahjustab mõnda looduskaitseobjekti? Kes näiteks vastutab Tuhala imetabase nähtuse hoidmise eest? See on praegu tegelikult olukord on keeruline, tähendab, käimus on kohtuprotsess ja aprillis jõuab asi taas ringkonnakohtusse, kus ühel pool tegelikult on Keskkonnaministeerium, kes on nagu nii-öelda Antsuga ühes paadis praegu nii-öelda selle Nabala ja Karstiala ja Tuhala Karstiala kaitsjate pool niimoodi. Ja teine pool on nii-öelda arendajad, kes nagu tahavad ikkagi
oma asja nagu läbi suruda ja küsimus ongi selles, et siin natuke kui laiemalt võtta, tähendab, eks see on ju meie laupäevase kohtumise teema, kui me Antsuga räägime, aga see peab olema niimoodi, et mõlemad pooled olema argumenteeritud ja kui ütleme, Antsul tuleb anda nagu ka abi ja jõudu, tähendab, et ja ka ministeeriumil abi ja jõudu tähendab, et argumendid oleksid kohtus vettpidavad. Jõuallikaks on alternatiivid. Jah, alternatiivi pole, siis oled jõuetu ja ongi. tehaks mis tahet. No seal Tuhala juures oligi ju tegelikult üks väga suur koostöö ka, kus muusikud tulid Sisaskleksu sinna Urmaseks olema asjaga, et see on võt, kus on võimalus tegelikult seltsingul kutsuda üles teisi aitama. No Urmas on praegu Soomes ja ma just helistasin eile talle, et palusin luba, et kas me seda tema nii-öelda üleskutsesse muusikapala Tuhala kaitseks, et võiksime kodulehekülje välja panna. Ta ütles selle peale lihtsalt, et see ei ole mitte ainult lubatud, see on kohustuslik. See oli ka konkreetne näide, et ohkamisest ja niimoodi kurva hääle tegemisest ei piisa. Reaalselt jõudu on tarvis. No see kurb hääl, see on väsitav. Ma ütlen, et kui see nutulaulu ma liiga palju kuulen, siis ma väsin ära ja siis ma pean tükk aega kosuma selleks, et see ära unustada, et minna nii-öelda seenesära silmis edasi. Aga natukene, sa Mihkel oled kuulanud seda meie vestlust vabas formaadis on ju, aga nüüd võib-olla võtaks nagu natuke sisulisemalt kokku, tähendab, et minu arvates ma loodan, et sa annad mulle jõudu ja kinnitust selle peale, et me ei pea ainult selle nii-öelda organisatsiooni korrastamisega tegelema, aga see organisatsioon korrastub siis, kui toimuvad konkreetsed ettevõtmised, mis kannavad selle organisatsiooni ideed, et siis see hakkab toimuma nagu ise korrastumine. Et korrastumine ei saa olla niimoodi kuskil käsulaual ülevalt ja vägivaldne. See korrastumine kui selline nähtus peab toimuma kuidagi teist viisi, mitte ma ei ütle mitte seda, et tööd ei saa teha, vastupidi. Ka assistente ja ka rutiinset töötab teha. No täiesti nõus sellega, et organisatsiooni on vaja millegi jaoks, et organisatsioon ei ole omaette eesmärk. Pealegi Eesti Looduskaitse Selts on, ma saan aru, üsna keeruline organisatsioon, et ühest küljest on liikmed, kes on ametlikud liikmed, aga tegelikult minu arvates on päris oluline mõte see, et selts on mõtteviis ja see mõtteviis peaks puudutama kõiki inimesi, kes meie loodusega kokku puutuvad või meie keskkonnaga kokku puutuvad. Ja kui me tahame nende inimestega kontakti saada, me tahame, et need inimesed jagaksid oma mõtteid või tegutseksid koos meiega, siis ma tulen jälle selle juurde tagasi, et paljud organisatsioonid on selle tõttu ebaõnnestunud, et ei ole nende tegevuses selget mõtet olnud. Et kui küsida minu käest, et mida mina soovitan, siis mina soovitan eelkõige seda, et see selgus kõigepealt luua, et mis on kas siis need tegevussuunad, mida me ette võtame, või mis on nende asjade mõte, mida me teeme, või mis on see mõtteviis, mida me kanname. Pärast, et need inimesed, kes vabatahtlikult ju tahaksid panustada tõenäoliselt samas temaatikas, nad teevad seda siis, kui näevad asjas mõtet. Täpselt samuti on, kui vaatame igapäevaselt organisatsiooni, et inimesed, kui nad ei näe enam oma tegevuses mõtet, siis nad otsivad mingi muu asja. Nii et mina arvan, et suurem selgus ja tuleviku nägemus võiks olla. No mina näen nagu seda, et tegelikult on nagu just nende kokkutulekute see formaat nagu selles mõttes väga hea väljakutse ja väga hea neid korraldada teha, et esiteks on see kokkutulek on nagu loominguline tegevus, tähendab, kus on ühislooming, kus on tegelikult väga palju osapooli, kes selle kokkutuleku loovad nagu väärtuslikuks kokkutulekus ja kokkutulek on siis mõtet, kui inimeste jaoks on väärtuslik ja meie tegevus peab olema
noh, sellest me juba rääkisime, et noh, kui väärtuspõhine tegevus, ütleme, konkreetne loomingu väärtus on ju see, tähendab, et ta muudab meid paremaks, inimesi paremaks, tähendab, et kui kuulad ilusat muusikateost või vaatad ilus kunsti, sa läbi selle saad paremaks, käid loodus, sa läbi selle saad paremaks, õpid Eestit tundma, tähendab, sa hakkad rohkem armastama, sa ise lähed sellest paremaks. Ega see on nagu, ja teine asi on just, et saada nagu piisav hulk nagu inimesi, noh, erinevate valdkondade inimesi kokku nagu, et seltsi roll on nagu see ühendaja roll, et noh, koos olemise roll, et ta ei ole nagu noh, ühe sellise nii-öelda noh, kuidas see nimetatakse, sellise nii-öelda väikse lõigu mingisugune seltskond, mingi väike punt, et eesmärk on ikkagi see, et selts oleks nagu piisavalt suur ja kui see piisavalt suur on ka piisavalt noh, nagu tõesti, et see ühendav osa nendes koos olemistes on piisavalt suur, siis see hakkab nagu meeldima, julgustama ja nagu ma enne arutasin, et kes on seltsi liikmed või igalühel on lisaks sellele, et see ühine väärtused, noh, teatud hulgas on olemas, on ka konkreetne huvi, miks ta selles asjas kaasa lööb. Kellel on huvi kellegagi sõbraks saada, sõbrapäev, no nagu ma enne tõin näite, et seltsi kokkulöök on väga hea koht, et kus ütleme, inimesed saavad omavahel kokku, et kunstiinimesed saavad kokku loodustundjatega, tähendab noh, kohalik rahvas näeb oma tegelikult nii-öelda, keda ta muidu kuuleb võib-olla raadios, televisionis või käib teatris, siis kuuleb, aga nüüd need samad inimesed on samasugused nagu me ise, tähendab, koos me oleme ja siis on ka neid inimesi ju, kes neid kokkulöögi osalevad, kellel on tõsine kultuuriloomeline huvi, nii-öelda, keda võib julgelt nimetada nii-öelda tegelikult meie rahva kõige väärtuslikuma osaks on ju, kellel on väga palju pakkuda, ta lihtsalt alguses nagu ta ei julgegi nagu kellelegi ennast avada väga, nii et ütleb, polegi nagu kohta õieti, aga tegelikult ma ei kujuta ette, omnibussi sõitude kõige suurem väärtus see, kui me kuhugi sõidame, et siis seal koha peal need, kes seda kanti tunnevad, armastavad ja austavad, et nemad nagu näitavad, et mis meil siin on nagu ja räägivad oma lugu. Et noh, selline tegelikult, et selts peaks ikkagi, ta on Eesti loodusega selts, ta peaks ikkagi meie inimesi kõiki noh, ühendama. Ega ühendav funktsioon peaks kindlasti olema. Ma tuleksin selle jutu juurde korraks tagasi. Kuskil muidugi mingi juhtimine peab organisatsioonis ka olema. See peab järgnema idee. Just. On ideed ja nüüd luuakse mingisugune strateegia, põhimõtteliste lahenduste mingi kogum, eks ole, ja siis juba taktika, kuidas seda teha ja siis seatakse juba konkreetsed eesmärgid, olles otstarbekaks peetav sihil ja luuakse vahendite süsteem nende eesmärkide saavutamiseks ja mingid printsiibid, mille kohaselt tegutseda ja kriteeriumid, mille alusel hinnata ja ühesõnaga mingi juhtimine. Aga kahtlemata on juhtimisest veel palju tähtsam juhtimise vältimine. Kuidas sättida nii, et ei oleks tarvis juhtida? Kuidas sättida nii, et asjad läheksid ise? Seesama iseregulatsioon on kahtlemata palju tähtsam kui juhtimine. Aga kui juhtimist ei ole, siis iseregulatsioon ei teki üldse. No nii tõmbi, jah. See on see konks nüüd. Ja dialektika. Ja mul on õnne Jaani aegadest mäletada ka, kuidas ju Jaan väga, ta oli muidugi geenius, noh, midagi teha, ega neid ei sünni nii sageli, et peaksin muretsema praegu, et noh, kus nad jäid. Aga Jaan mingil kummalisel viisil innustas ja vaimustas. Ja ma usun, et selline selts, nagu looduskaitse selts, ikkagi tegutseb peamiselt vaimustuse ajal. Mitte sellepärast, et peab ja noh, kuidas sa siis saad, eks ole, ju peab. Kõik on vist vaimustuse ajal. Ja selline vastastikuni innustamine ja selline usk sellesse, et ei saa olla ükski aeg nii raske, et me võiksime näiteks looduse unarusse jätta.
mis sa teed, kuidas sa saad, eks ole. Ja võtte, selline vaimustus on asendamatu. Ja muidugi kõike teha selleks, et neid inimesi hoida, kutsutakse mõnikord ka niisuguse säde inimesteks kohtadel ja kui need omnibussiga käime, siis on selgub, et igal pool on sellist inimesi, kes teavad peaaegu kõik. Ja kellel ei ole sugugi ükskõik, mis edasi saab, kes eluhinnaga kaitsevad ja hoiavad seda kõike. Ja võtta, ja neid on Eestimaal igal pool. Aga jah, aga tõesti nii mõnigi vaatab, et et mis nüüd mina ja kuidas nüüd mina ja miks nüüd praegu ja võib-olla hiljem ja kuidagi tagasihoidlikkus ja see on natuke ikkagi ohtlik tagasihoidlikkus, see pole kelle tagasihoidlikkus, see on sageli see argus pigem. Ja nüüd veel üks asi, mis ma arvan, et oleks vaja oluline öelda, et või kuidagi tuleviku suhtes paika saada, et see, et need juhtunud on, et enamasti piirdutakse enam-vähem korralike kirjeldustega. Ja isegi ma olen käinud siin õpilaste teadusliku ühingu konverentsidel ja Saaremaa Ühisgümnaasium näiteks on väga usin neid korraldama. Terve Eestit veerevad sinna kohale teadushuvilised lapsed, eks ole, ja peamiselt nende uuringud on kõik loodusalased. Aga mis on kahjuks juhtunud? Juhtunud on, et uuringute asemel on kirjeldused. Kirjeldus eelneb uuringule. Kirjeldus ei ole uuring, ehkki lapsel on ka korraliku kirjelduse tegemine küllaltki tähtis ja raske ja tõeline saavutus, kui ta sellega hakkama saab. Aga see eeldab uuringule. See ei ole veel uuring. Uuringuks on teoreetilist, metodoloogilist ja metoodilist alust. Uuringu puhul peab tuvastama põhjused, miks on nii ja tooma kausaalsete ja funktsionaalsete seoste süsteemi välja ja kuskil on alla käinud see nõudlikkus looduse uuringutes. Ja see ei ole mitte ainult, see ei ole nii väga seltsi asi, see on palju laiem. Niisiis selts saab ka nendes punktides olla nõudlik, innustaja ja ühtlasi ka mingi noodipidaja. Ei saa ju niimoodi, et laulad küll, aga nooti ei pea. Sina tead eriti seda. Ilma noodi pidamata meie alal ei saa üldse kuhugile. Looduses ka ei saa ju. Jah, neid tegelikult on see võimaluste tööväli, tegevusväli on ju meeletu. Kui nüüd vaadata kas või Tallinna poolt on ju. Hetkel me oleme olukorras, kus isegi Tallinnas pole oma loodusmaja. Tõsi, natuke on Nõmme loodusmaja ja ütleme Loomaia juures ja üht-teist midagi on, aga ma mõtlen see on veel suurem tegelikult hullumeelse mõte hetkel kui seltsi mõte, et lajada Tallinnasse need loodusmaja ja see loodusmaja ei tähenda mitte konkreetselt maja füüsiliselt, aga see loodusmaja tähendab midagi muud. Ma ju oma lapsepõlves mäletan seda, kuidas ma loodusmajas käies kirjutasin ka neid uurimistöid ja olid need igasugused suvel lindude rõngastamised ja kõik muud asjad. Eks sealt see põhi nagu tuli, et see suund oli nagu, ma ei pea ise üldse mõtlema, mida ma tulevikus teen, see oli umbes nagu mulle ette kirjutatud. Ja kõik see värk saab ikka alguse varajases lapseeas. Kui seal ei teki, siis jääbki tekkimata või on näiline edaspidi, mitte olemuslik. See loodusarmastus ei istu siis hinges enam mitte, vaid see on juurde õpitud ja mõnikord läheb meelest ära. Ja see, mis on hinges, see ei lähe meelest ära, see on kogu aeg. Ja see on kahtepidi jah, et tegelikult on vaja suunata see tegevus nii nendele lastele, eks, aga tegelikult ka nende vanematele, et see ongi hõlmab kogu aeg seda kogu ühiskonnagruppi, kogu see tegevus. Ja mõte on nagu, kuidas ütleme konkreetselt, ütleme, tahaks nagu hetkel nagu edasi tegutseda, et mõeldes nii-öelda selle suurele tahaks teha need konkreetsed ettevõtted, millest ma rääkisin, ütleme, lähemate kuude jooksul ära tähendab, ja siis nende konkreetse ettevõtluse ära nii-öelda tegemise käigus ju ma saan uusi liitlasi, asi ka minus endas laagerdub, ma nagu näen, et ma olen selles mõttes ma olen ju teel, ega ma
eesmärk ei olegi noh, et nagu valmis mingisugust 5-aastaku plaani, kuigi eesmärk on 5-aastaku plaani mõttes kindlasti see, et looduskaitse selts peaks olema noh, suur organisatsioon, peaks olema massiorganisatsioon, tegelikult nii-öelda ma arvan, et aeg selleks on õige. Huvi on olemas. On, inimene praegu suundub ikkagi väärtuste poole. Mul on küll vähemalt selline tunne, et see suur sebimine on nagu ära läinud see olelus. Muidugi ta võitleb oma koha eest ikka, et toita oma pere ja nii edasi, aga ta tahab väärtuslikku. Kontsertisaalis on see näha. Inimene ikkagi tuleb saali, tuleb lavastusi vaatama ja teil ju Omnibussis käib kogu aeg seda. Rahvas on järjekorras, ma näen seal, sest me töötame ühes kohas ja et rahvas tahab saada osa. Ja ka teine asi on just nüüd mõttelõng hetkel, see liiga ilus mõte, see kiitsid liiga palju, meil ma läks nagu mõte kaduma. Mihkel ütle vahepeal küll seda tagastama. Ei tea, mis meie ajakava on. Seda sama asja, vabandust. Mis meie ajakava on? No ma arvan, et teeme natukene veel ja siis võtame kokku, nii et teeme 5 minutit sükest kokku võtta, et selgeid mõtteid. Ma püüdsin, lausa mõtlesin natuke selle üle, et mis siis oli, kuidagi oli sätitud niimoodi, et mingi fossiili rollis siin olen. Aga siis ma mõtlesin, et mis see Jaani ajal siis oli niisugune väga eriline, kui nüüd tagantjärgi mõtlema hakata, mis siis oli. Ja ma arvan, et see eelmise Jaani ajal, mulle tundub niimoodi, et uue Jaani ajal läheb samas suunas. Tähelepanu keskmes oli kultuur ja inimene kui kultuuri looja ja hoidja. Ja see oligi nüüd see, et mis võimaldas käsitleda inimest looduse osana ja hoidjana ja muidugi ka looja loominguna. Ja see, ma arvan, see mõtestus oligi see, mis oli see imetabane. Sa ütlesid nii just juba kokku, et Tuli juba punkt ja siis jätk on siis täna kell 7 Estonia kontsertsaalis. Jah, muidugi. Seal on väga uhke. Seal on inimesed, kes tegelikult on ju pühendunud oma elu muusikale. Mis see tähendab pühenduda? Et see on ju väga-väga tähtis sõna tegelikult, pühendumine. Ma mäletan ühte Enno Olsingu graafilist tehti Seltsi kunstikogus. See on niimoodi, et aias klaverdaga istub üks noor prillidega noormees ja mängib klaverit ja selle kunagise graafika triennaali või biennaali looduskaitse eripreemia väärt on töö. Selle pealkiri oli, et pühendus loodusele. Aitäh, et sa pühendud. Jah. Aitäh. Nii, aga järgmine neljapäev jälle.